No tere, Peeter. Said sa siis ka kohale? Tere, Monika. Ma siin natukene nokkin arvutis ja oota, ma nüüd panen natukene vaiksemalt. Et see on üks minu lemmikmuusika. Panen natukene sipa vaiksemalt. Ilus kosmosepilt ka. Nii. Tere siis taas siia Tallinna stuudiosse raadiole. Ootasime teid Tallinna elanikega, et korjata uudiseid maalt ja merelt. Et nagu isegi siin näed, et ma siin jälle nokkin uudiseid siit ja sealt, igast maailma nurgast, peamiselt ikka Eestist. Eestis on neid küll ja küll. Jätkub mitmele inimesele. Loomulikult ma vaatan ka USA ja muud uudised, mis on siin natukene aktuaalsemad aga lõppude lõpuks ma keskendun alati Eestile, sest Eestis ma elan, Eestis ma hingan, Eestis olete teie ka siin ja ikka Eestile mõtleme aga tahaks kuulata enne kõike, kuidas teil endal on läinud. Olete juba mitu päeva siin Tallinnas ja millega siis tegelesite ja mis jäi silma ja alustame sinust, Monika. Et eelmine kord sind ei olnudki näha. Siis rääkisime natuke siin pikemalt Peetriga. Mis sa nüüd, Sandrakene? Et kas tõesti siis on nii märg suvi? Ma vaatan siin akna taga sajab, lakkamatult sajab. Et minagi sain täna natukene märjaks oma kollast kasukat, vaata. Aga ta on siuke veekindel, ma ei vajagi vihmavarju, aga siiski selline märg, selline koera ilm. Kõik peiduvad ennast kuhugi, kus iganes saab ära peita. Ja nii ebasõbralikud inimesed. No ju see ikka vihmailmast tingitud. Ma natukene sõitsin ringi trammiga Peetriga. Natukene nagu esimese ringi sõitsin ja vaatasin, kuidas tal siin Tallinnas kõik on ja sattus olema ka selline vihmane ilm aga selles ei ole midagi, meie nagu märjaks ei saanud, eks ju, Peeter? Joo, mina märjaks ei saanud, Aga tead, Sandra, sind on muidugi väga hea meel näha. Kui sul on natukene tuju on ära ja väsinud oled ja mina olen selline arstitädi, et mul on alati selliseid tabletid kaasa ka, võtsin ju tead uuest galaktikast, vaata meie galaktikast. Mul on see arsti kohver kaasas, nagu sa näed. Vot nii, teeme nüüd lahti ja vaatame, mis rohud siin asjad on ja paldirjaanid ja briljantrohelised ja muud asjad. Ma vaatan, sul ei ole ühtegi kriimu ega midagi, aga tuju on sul siis nii vilets. Ma just mõtlesin, et äkki paldirjani teest ei piisa, et pane sulle mingid head tablette ka keele alla. Et siis on sul hea tuju kohe. No vähemalt ajutiselt. Monika, kui see on šokolaadikomm, siis ma ei ole vastu. Aga kui see on mingi imetablett, siis mul ei ole tablette usku. Asjad on nutused, päris nutused. Ja, tead, Monika, asi on naljast kaugel. Mina tean, mille pärast siin Sandral tuju, nii paha, et
Viimase ta tegi raadiostuudio uksigi meile lahti, et Sandra oleks võinud panna sildi välja, et remont või veeavarii ja jääda lihtsalt selle ukse taha üksinda, sest no ma saan aru, tema tuju on niivõrd paha, et aga noh, mina tean selle põhjust, vaata. Tead, mille pärast see põhjus siis ka on? Ei tea ma midagi. Noh, ju see on vihma pärast. Vihm on selline külm ja märg, et meil planeedil ei ole ju vihmasid. Ja kui mingi hapevihm on, siis meil see gaasikiht ja mitte midagi ei lange meile krahe vahele. Meil on alati päike seal ja no kuigi see päike ei ole meil kollast värvi, meil on ta pigem rohelist värvi, aga siiski muud probleeme see päike meile ei tekita. kõik seal toimib nii nagu kord ja kohus, nagu meil põhiseaduski seal, nagu rahvakogu vastu võetud põhiseadus ette näeb. meil on alati seal kõik korras, aga miks siis Sandral nii paha olla siin? no ma saan aru, et teil siin inimsuhted ja vihm ka ja suvi ka selline hallivõitu. aga no kuulame siin Sandra ära, et äkki me saame sulle head nõu anda, vähemalt nii paljudki, et igal probleemil on arvatavasti mingi lahendus. on ju, Peeter? no kas on alati ikka lahendus igale, vähemalt planeedil Maal. ma sügan kukad ja no siin tuleb ikka korralikult mõelda, enne kui lahendust leitakse. ega see nii kerge ei ole. no ja loomulikult Peeter ja Monika. lahendus ikka leiab, kui tahtmist on neid leida. tead, mis juhtus? eile ma sain teada, üsna viimasel hetkel jälle, et üks inimene olevat jälle midagi valesti teinud siin Eestis. ohoo, oota, Monika, istu nüüd rahulikult maha ja lihtsalt võtab natukene aega. ära kommenteeri enne, kui ma siin lõpetan seda juttu ära. jutt on natukene pikem. no istuge siin, ma valan teile mineraalvett ja seda te võite ju ometigi juua. ja Monika, mineraalvesi, seda meil on vaja vahetevahel alla kulistada, sellepärast ega meiegi oleme siin elusolendid, kuigi oleme tulnukad, aga me ei ole robotid. Need Sandra kallab meile borsoomit, et borsoome on mägede vesi, puhas, ei ole saastatud ja teab mis, ma ei tea, ultraviolettkiirgusest. me peame väga ettevaatlikud olema, muidu meie kehad saavad ka kiiritust ja muud paha kaasa. et borsoomi ja valame ja tead, Peeter, igatahes mulle eile kirjutati meilile, et täna on üks kohtuistung sealsamas Lubja tänaval, kus Petersonitki vaata marineeritakse. ja ühesõnaga üks naisterahvas on seal kohtupingil. ja tema olevat seal 4 kuud juba vaata solgutatud igatipidi. Tallinna vangla ja kohtumaja vahed. tead, mille pärast? et inimene olevat jälle midagi riigi vastast teinud. et midagi on jälle valesti teinud ja midagi on valesti kirjutanud või nagu midagi mõelnud. ja järgi vaadake nüüd meie poole siin, sõbrad, et nii see on. ega Aivar Peterson ei ole ainukesena, kes siin midagi valesti on teinud või midagi valesti on mõtlenud
ja ühesõnaga selle naise nimi on Svetlana Burtseva. Ja tema on kohtu all 4 kuud. Ja täna sai ta siis oma kohtuotsuse kätte. No, sai ta siis nagu oligi oodata 6 aastat vangistust. Peeter, issakene 6 aastat vangistust. Ta siis ei saa ju 6 aastat suvel päevitada ega jõule pidada, mis pühi teie siin peate siin inimeluga, et ja, Monika, nii see on. Ega keegi ei hooli, et inimene tahab elada ja elada inimese moodi. Kohe türmi paneme 6 aastat kirja. Ja sestap ongi minul tuju nagu väga paha. Muidugi kõik teadsid, et ega armu Eesti kohtult ei ole oodata. Ega mingit objektiivsust, aga mingit mõistust. Ja ühesõnaga sain ma eile seda infot kätte, ma ütlesin, okei, võtan aega, lähen ka sinna kohtuistungile ja vaatan, mis nagu toimub. Muidugi ega Svetlana Burtseva nimi ei ole tundmatu siin Eesti meedias, eks temast on kirjutatud ka üht-teist kolmandat. Tead, Eesti meediast ja Vene meediast ja Inglise meediast ja välismaa meediast ja ühesõnaga kõik on teada, kes ta on ja miks ta on. Aga vaata, kiire oli ka ja mul on ju ka endale elu ja ülesanded ja tööd ja koolid ja muud asjad. Ja ega ma ei saa ju kohtusaalis elada. Et ma olen niikuinii juba vaata 2 aastat juba selle Petersoni tähe all vaata. Et ma olen väga sagedasti kohtuistungitel olnud, vaata Petersoni kohtuistungitele ja nad on väga pikad. Kohe kella 10-st 4-ni välja vaatad, päev otsa oled seal pastakaga ja paned kirja, mis seal toimub ja tead, pärast kirjutad kokkuvõtteid ja üsna vaevarikas vaata selline elu 2 aastat. Ja Burtseva kohtuistungitele ma ei olegi jõudnud kordagi. Aga jah, eks inimesed seltsimehed ikka vahetavad infot, et vaata, et järjekordne kohtuistung Burtseva üle ja eks ma panen ka kirja. Aga eile mõtlesin, okei, võtan siis natukene rohkem aega. Jätan kõiki neid oma töid tegemisi ja lähen ja vaatan, mismoodi see Burtseva siis välja näeb. Et vaata, üks asi on kohus ja kõik need fotod kuskil Postimehes ja muud asjad vaata. Aga oma silma on oma kuningas. Vaatad, teed mingid omad isiklikud vaatlused, mis seal siis toimub. Ja siis ma nägin kah, vaata, mis seal toimus. Aga kuulutati välja, vaata juba valmis juba oli kirjutatud kohtuotsus. Eraldati selle protseduuri alla 10 minutit. Kohtuotsus juba valmis. Tuli sisse, vaata, prokurör, tuli advokaat ja seal tuli kohtunik ja siis 2 rahvakohtunikud. Tead, nagu meil selline kohtusüsteem on ja ilmatult palju neid ajakirjanikke, küll suured kaamerad, statiivid ja igat asja vaata. Siis tulid mõned seltsimehed ka, kes on teemas, ütleme nii, tulid ka ja mina nende seas. Saal on ikka selline väike, tead, 16 iste kohta. Ühesõnaga kõik mahtusime sisse. Vaatame. Siis tuli Svetlana Burtseva saali, võeti temalt käeraudu ära. Selleks korraks vaata. Ja siis ma sain teada, et tal on advokaat, üks advokaat on hoopiski tal Soomest. Keegi Anastasia. Ja pidi olema veel tal mitu advokaat, ju see
Eesti advokaat oli ka tal mingi tellitud, vaata, aga Vurtseva tellis endale veel lisaadvokaati. Neid pidi olema tal 3 lausa. Üks tuli jah, vaata, et Soomest. Anastasia nimeline. Ma perekonnanime ei tea, aga igatahes oli ta seal ka. Ja lubati kõiki seal pildistada ja salvestada. Ei olnud mitte mingit keeldu, vaata, et ei tohi salvestada, ei tohi mitte midagi tead pildistada, kõik said oma pilte kätte. No muidugi kõik need vaata Delfi kirjanikud, mis iganes need ajakirjanikud ja vabamõtlejad või mis iganes, ühesõnaga kõik hakkasid seal pildistama. Ja kõik need 7-8 minutit muudkui käiski vaata sähvatamine, vaata. Kui kõik need vaata kaameravälgud ja muud asjad, ühesõnaga selline vaata. Ja mina oma vihikuga, vaata rohelise vihikuga pastakaga, mina mõtlesin, no natukene aega võtab. No eks pani vaata see sekretär kirja, et 5 tundi vaata selle alla. No ma mõtlesin, no natukene võtan aega ja mõtlen ja teen järeldusi ja muud asjad. No panin muidugi mõned punktid ka kirja, tead.